Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, on teisipäev, kell on veidi üle 1 ning eetris on loomulikult Krimiraadio. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Olgu kohe märgitud, et kuna järgmiste nädalate teisipäevad on täidetud jõulude ja aastavahetuse meeleoluga, on eetris selle aasta viimane Krimiraadio. Sestap on eriliselt hea meel ja ka suur au, et aasta viimase Krimiraadio külaliseks on Keskkriminaalpolitsei juht Leho Laur. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tervist! Kuna Keskkriminaalpolitsei juhi päralt on kogu tänane saade, siis jõuame vast üsna põhjalikult rääkida paljustki, millega see politseiasutus täpsemalt tegeleb. Teemasid on nii-öelda seinast seina, aga asume siis teele. Leho Laur, kas hiljuti arusaamatul kombel vanglast vabanenud allilma bossil Vjatšeslav Kulevitšil hoiab Keskkriminaalpolitsei jätkuvalt silma peal? Jah, siin tuleks võib-olla seda olukorda natuke laiemalt vaadata, nii nagu Keskkriminaalpolitseil kombeks on, et küsimus ei ole ainult Vjatšeslav Kulevitši persoonis ja tema elus, vaid küsimus on hoopis laiem, et Keskkriminaalpolitsei on loodud ju organiseeritud kuritegevuse vastaseks võitluseks üle 30 aasta tagasi. Täpselt nii. Ja nii nagu Vjatšeslav Kulevitšil, nii hoiab Keskkriminaalpolitsei peal kõigil organiseeritud kuritegevuse tegelevatel isikutel oma silma ja eriti pöörame tähelepanu just nendele liiderfiguuridele, kes siis selles valdkonnas on meile silma jäänud ja oma tegevusega tõestanud ja ka kohtus kinnitust leidnud, et tegemist on siis organiseeritud kuritegude valdkonna võtmeisikutega. Kulevitš kahtlemata oli võtmeisik ja arusaamatul kombel ta välja sai. Kas te olete aru saanud vähemalt, kuidas selline asi üldse võimalik oli, et mees, kelle kinni võtmiseks või vahistamiseks nähti aastaid vaeva, ma ütleks nii, kulutati öid, päevi, palju töötunde ja lõpuks saadi ta kätte, pandi trellide taha ja nüüd mingitel juriidilistel põhjustel õnnestus tal enne tähtaega vabaks saada. Kuidas see võimalik oli? No jah, nagu te ise väga hästi siin kirjeldasite, et kas need ongi need juriidilised keerdkäigud, mida siis nii need isikud, kes on sattunud selle süsteemi sisse, kui ka nende kaitsjad otsivad ja neid lahendusi leida püüavad. Et jah, paraku täna on olukord selline, et kui isik ei ole Eesti Vabariigi kodanik, vaid on mõne muu riigi kodanik, siis on tal võimalus taodelda enda saatmist koduriiki ja seda siis kohus vaagib ja nii need otsused sündisid ka tema puhul ja oma tolmu ta tänaseks päevaks Eesti Vabariigist on jalgadelt pühkinud ja elab tema jaoks paremates tingimustes, kui ta siin olla sai. No Kulevitš on kahtlemata nii-öelda vanakooli allilma tegelane, allilma liider. Kas teised nii-öelda vanakooli allilma tegelased on kuidagi ka tänasel päeval ohtlikud või annavad organiseeritud kuritegevuse maailmas jätkuvalt tooni? No jällegi siin minna nagu hindama üksikpersoone on natuke tänamatu, et ma arvan, et siin tuleks vaadata ikkagi organiseeritud kuritegevust laiemalt ja nende võtmeisikute vanakooli nii-öelda postsovetliku organiseeritud kuritegevuse võtmeisikute roll on oskus panna kokku neid gruppe, neid ohjata, juhtida ja seeläbi siis kuritegusid toime panna või vähemalt koordineerida ja anda lubasid nende kuritegude toimepanemiseks ise selle pealt kasu teenides. Et siin tuleks vaadata võib-olla natuke laiemalt seda, kus seisus me täna oma organiseeritud kuritegevusega üldse oleme ja tuleb tõdeda ja oma tänasele meeskonnale au anda, et viimase 10+ aasta jooksul on tegelikult selles valdkonnas väga head tööd tehtud. Ja me alustasime tegelikult organiseeritud kuritegevuse valdkonnas sellist target-based või sihistatud lähenemist juba mõnda aega tagasi ja selline lähenemine on meil edu toonud ja seda vaatavad kõrvalt ka meie naaberriigid ja tunnustavalt kusjuures. Nii et meil on õnnestunud sellist vanamoelist vanakooli, nimetame seda selliselt, siis organiseeritud kuritegevust päris korralikult lammutada, nende juhid vastutusele võtta, kohtu ette tuua ja sellega siis nende tegevust pärssida. Mis ei tähenda seda, et me võiksime selles valdkonnas nagu loorberitele puhkama jääda, et tegelikult organiseeritud kuritegevus nagu muu väliskeskkond, see areneb pidevalt, seal tulevad uued suunad, uued võib-olla sellised fenomenid ilmuvad välja, me peame nagu järjepidevalt sellele valdkonnale silma peal hoidma, mis haakub selle esimese küsimusega, et kas me hoiame ka nii-öelda Kulevitši silma peal, et ei, et laiemalt me hoiame tegelikult kogu selle organiseeritud kuritegevuse sfäärile silma peal. No miks me selle Kulevitšini ekstra ette võtsin, oli see, et kui ta
ootamatult vabaks sai, siis räägiti palju, et ärge arvake, et ta on nüüd kõik oma sellise tegevuse jätnud ja elabki seadusekuuleka inimesena edasi, vaid et olgu ta kus iganes, see mõju, tema mingisuguse tegevuse või käskude mõju ulatub siia üsna varsti tagasi. Meil jääb üle ainult oodata, sellepärast ka küsimus, aga kui nüüd laiendada, et see mõju sedasorti vanakooli allilma tegelastel on pigem kuskil narkoäris või millises valdkonnas selle kõige rohkem võiks kohata, kui nii küsida? Jaa, ma arvan, et see suund on õige, et tegelikult kui me nüüd võrdleme selle vana organiseeritud kuritegevuse tekkelugu olemust ja neid dünaamikaid, kuhu me täna jõudnud oleme, siis ilmselt see narko selline väljapressimised, reketeering võib-olla sellise sovjeti aegadest pärit väljendina veel kasutusel olnuna, et need olid need põhiliinid, millega siis selle valdkonna või selle aja kurjategijad tegutsesid ja kuidas neid iseloomustada, nende tegevust saab. Tänane maailm on oluliselt muutunud ja see on liikunud sellise teenuspõhisuse poole ehk et crime as a service, kui inglise keeles öeldakse, et me kasutame seda väljendit rahvusvahelisel tasandil, et me näeme, et kurjategijate grupid on killustunud, pakutakse ja spetsialiseerutakse erinevate teenuste peale, mis aitavad siis neid kuritegusid toime panna, on see logistika, on see raamatupidamine, on see ettevõtluse kasutamine, on see rahapesu, mis iganes, et selline olukord tähendab seda, et ühel isikul või ühtedel mingitel isikute grupil on väga keeruline kogu seda protsessi kontrollida ja sellest johtuvalt võib ka nagu lihtsalt võib-olla hinnata ja spekuleerida sellel teemal, et milline võiks Kulevitsi käsumõju olla Eesti organiseeritud kuritegevusele, kuid ma täna seda nagu väga selliseks oluliseks ei julgeks pidada, et pigem see kuritegelik keskkond on nii palju muutunud, et need noored inimesed või ütleme siis oluliselt nooremad ja see teine põlvkond täna vaevalt, et isegi mõned teavad, kes on Slava Kulevits. Raul tõi siin narkootikumid mängu, kui seda praegust pilti vaadata, siis sellest on ka palju räägitud, et näiteks kokaiini kättesaadavus ja tarbimine Eestis on ikkagi plahvatuslikult kasvanud. No kes see on, kes seda mängu juhib ja kontrollib? Kas meil on miskisugused konkreetsemad narkoparunid ikkagi tekkinud kuskile? Jällegi, ma ei julgeks siin öelda, et me saaksime siin persoonile viidates öelda, et nüüd keegi konkreetselt juhib seda mängu või kontrollib seda, et kui me jälle võrdleme seda varasemat olukorda tänasega, siis sel ajal tõesti, kui tapeti allilma tegelane Nikolai Tarankov, siis tegelikult organiseeritud kuritegevuses kukkus kokku selline tsentraalne juhtimine. Ja sellist tsentraalset juhtimist meie hinnangul tänaseni ei ole samal tasemel tagasi tulnud, ehk et seda ei ole suudetud uuesti sellisel kombel tööle panna ja mis tähendab ka seda, et sellist üldist juhtimist Eesti mõistes me sellest täna nagu väga tõsiselt rääkida ei saa. Ja kui me räägime nüüd kokaiini kontekstis, siis kokaiin kui narkootiline aine oli aastaid tagasi ikkagi selline glamuurne teatud kihi kasutuses või võimaluste põhises kasutuses olev aine. Täna me näeme kogu Euroopas seda, et kokaiin on vallutanud tegelikult tavaturu ja kokaiini tarbimine ei ole ainult Eesti fenomen, et see tõusuteel on, vaid see on kogu Euroopa fenomen, et see tõusuteel on. Ja siin on väga lihtsad selgitused, võib-olla Eesti vaates ühe huvitava asjana ma tooksin välja selle, et kokaiini tänavamüügi hind ei ole kogu selle aja kestel, mil kokaiin on Eesti turul olnud muutunud, et 100 eurot gramm on keskmiselt see hind, millega seda kokaiini müüdud on. Ja kui me mõtleme selle peale, millise arengu meie riik viimase 30 aasta jooksul läbi teinud, kuidas meie kõigi elatustase on paremaks läinud, siis kokaiin ongi muutunud kättesaadavaks ja kõikide kihtide jaoks muutunud kättesaadavaks. Ja te ütlete, et sellegipoolest siin ei ole ühte hulgibaasi ja ühte hulgibaasi juhatajat ja jaevõrku. Ma julgen seda väita, tänased politsei andmed või politsei kogutud teave ei kinnita, et meil oleks mingisugune kokaiiniparun Eestis. Pigem ma jõuan jällegi siin selleni, et me saame rääkida erinevatest gruppidest, me saame rääkida sellisest rahvusvahelisest toimetamisest ja iga see grupp otsib endale enda võimalused oma sidemete kaudu, mismoodi seda ahelat parasjagu üles ehitada, mis hinnaga see aine siia tuua ja kuidas seda turustada. Ma ei leia, et seda peaks keegi kontrollima. Aga teeme siin ühe väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on täna külas Keskkriminaalpolitsei juht Leho Laur. Tänases saates võtame ette
kõik need teemad, mis selle politseiasutuse huvisfääri kuuluvad. Räägime rahvusvahelisest narkoäärist, organiseeritud kuritegevusest ja ka aina suuremaid pöördeid koguvast küberkuritegevusest. Eelmisest nädalast jäi silma uudis, nimelt Keskkriminaalpolitsei siis kahtlustab geneetilise testimisega tegeleva ettevõtte Asper Biogeni andmete varguses 4-liikmelist gruppi, mida siis juhtis Venemaa kodanik Vladislav Rõbakov, kelle politsei kuulutas koostöös riigiprokuratuuriga rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. No rääkige lähemalt, kust seda Rõbakovi siis otsida, ehk mis eesmärgil Rõbakov ja see seltskond seal tegutsesid? Kui nüüd konkreetselt Rõbakovist rääkida ja sellest Asper Biogeni andmevargusest, siis me oleme tuvastanud, et tegemist oli ikkagi sellise kurjategija profiiliga rünnaku toimepanijaga ja sellest annab tunnustust või annab nii-öelda ainest ka see, et lõpuks siis pöörduti riigi poole lunaraha nõudega, et see summa oli circa 45 000 eurot, mida siis krüptovaluutas nõuti, millest loomulikult keelduti ja see põhimõte, et me kurjategijatega sellistel teemadel läbi ei räägi, on siiamaani pidanud, et see on nagu teed end. Aga siin selles Rõbakovi kaasuses püüda leida mingisugust nii-öelda riiklikku tegutsejat või state actorit ei ole täna kohane, et meie teabele tuginedes ja ka menetlusega kogutud tõenditele tuginedes me saame öelda, et tegemist oli ikkagi kurjategija profiiliga isikuga ja seal oli tema puhul konkreetselt ikkagi oma kasu ja rahaline kasu oli see eesmärk, miks ta seda tegi. Kui ta ei oleks küsinud lunaraha, siis sellisel juhul oleks olnud põhjust kahtlustada, et seal taga on mõni riiklik luureasutus näiteks või midagi taolist. No see lunaraha on nii-öelda nõue on tegelikult lihtsalt kinnitav fakt sellele, mida me menetlusega tuvastasime, et seal me sisuliselt ikkagi välistame selle, et seal mingisugune riiklik tegutseja taga oli, et see sularaha nõue lihtsalt või lunaraha nõue lihtsalt andis meile selle kinnituse täpsemalt. Kui keeruline sellise seltskonna tabamine, väljaselgitamine tegelikult oli? No eks iga menetlus on keeruline ja seda enam saame keerukusest rääkida, kui tegemist on sellise virtuaalmaailma ja digitaalse menetlusega, nagu oma olemuselt need küberkuriteod on. Et siin, kui me muudes võib-olla valdkondades, kuritegevusvaldkondades saame rääkida ka sellest, et mis toimub meil siin kodus ja koha peal ja püüda neid lahendusi siit samast otsida, siis sellised küberkuriteod ja küberründed on kindlasti selline valdkond, kus me ilma oma heade partnerite, koostööpartneriteta hakkama ei saa. Ja see andmestik ja koostöötamine ja nende andmete jagamine on siin võtmeküsimus, et kuidas selle tulemuseni jõuda. Ja siin me suutsime olla edukad ja just koostöös oma koostööpartnerite parimatega me selle tulemuse saavutasime. Ma ei tea, kas te saate sellest rääkida, aga küsida ju võib ikka, kui sellest Rõbakovist veel rääkida, nagu mainitud, tegemist oli Venemaa kodanikuga. Kas teil õnnestus välja selgitada, et oma nii-öelda kuriteo, kas ta pani toime siin Eestimaa pinnal või oli ta ikkagi juhtis seda asja kuskilt mujalt? Menetluses kogutud andmetele tuginedes me saame öelda, et tegi seda Venemaalt. Ja paraku see tagaotsitavaks kuulutamine, tema suhtes vahistamismäärus väljaandmine on ka ainuke meede, mida me saame tegelikult rakendada. Ehk et võib-olla ja suure tõenäosusega on ta olnud oma tegevuses mingite teiste asutuste suhtes samamoodi edukas. Me ei ole kindlad, aga võib-olla on tulnud ka talle sealt rahalist kasu või tulu, mis tähendab seda, et seda on vaja ju kuskil nii-öelda realiseerida ja miks mitte siis keelata talle ära või panna talle peale see piirang, et ta ei saaks tulla Euroopasse, Euroopa Liitu ja siin oma kuritegeliku tulu realiseerida, et kui ta peaks siia oma nina pistma, küll me ta siis kätte saame ja siin ka vastutusele võtame. See on paljus väga iseloomulik näide sellest, et kuritegevus ongi suurel määral kübersfääris. Saate te öelda, kui palju tänasel päeval Keskkriminaalpolitsei tegevusest toimub nii-öelda kübersfääris? Kui suurt tähelepanu see sektor teilt nõuab võrreldes võib-olla varasemate aegadega? No jah, et need arengud on tõesti olnud sellised, et see kübermaailm või see virtuaalmaailm on väga olulisel kohal praktiliselt kõikides meie menetlustes, et
iseenesestmõistetav kogu küberkuritegevusega seonduv ilma selleta ja ei tule kuidagimoodi välja, sellepärast ju küberkuritegevus ongi. Aga ka organiseeritud kuritegevus täna liigub sinna samma suunas. Vähemalt mingisugused aspektid sellest teost või sellest tegevuse mallist on kuidagimoodi kübermaailmaga seotud. Räägime kas või siin virtuaalvääringutest kui rahapesu võimaldajatest ja nii edasi. Majanduskuritegevus loomulikult, ettevõtlus, me oleme ise Eestis avanud oma ettevõtluse selliselt ja avatud lähenemisega sinna suunas liikunud ja oleme valmis siia e-residentide näol vastu võtma inimesi, kes tahavad siin ettevõtluses panustada, mis tähendab seda, et need inimesed on kõik väljaspool Eestit. Ja need ettevõtteid luuakse siia küll nii-öelda aadressina, aga põhitegevus ja nende asjade juhtimine, tegelikult kasusaajad on kõik väljaspool ja see iseloomustab tegelikult väga hästi seda, mis ka kuritegevus laiemalt toimub, et selline rahvusvahelisus, digitaalsus, kübermaailmas toimetamine, see on täna terves Euroopas ja põhitrend. Luban, et me selle küberteemade juurde tuleme kindlasti selle saate jooksul tagasi. Aga Leho Laur, te olete Keskkriminaalpolitsei juhi ametis siis selle aasta suvest alates politsei süsteemist nii-öelda kasvanud juht, võiks teie kohta öelda, pea 30 aastat teil politseis staaži on ja sinna on mahtunud ju ka mitmeid juhtivaid kohti. Öelge, kas midagi on selles uues Keskkriminaalpolitsei juhi ametis ka päriselt uut olnud? Tõsi ta on jah, et politseisüsteem on minu suhtes elde olnud selles mõttes, et ma olen saanud ennast proovile panna ja saanud kogemusi väga erinevates kriminaalpolitsei valdkondades. Olen alustanud tõesti, minu esimene kirje vist minu toimikus on kordniku ametikoht, mida täna enam olemas ei ole, aga see näitabki, et jah, üsna nullist olen ma liikunud ja erinevaid valdkondi katsetada saanud ja juhtida saanud ja ise ka nendes sees tööd teha, et aru saada, mismoodi need valdkonnad üldse toimivad ja mismoodi seal neid kuritegusid lahendatakse. Et hindamatu kogemus kindlasti, mul on väga hea meel selle üle, et ma seda saanud teha olen. Aga Keskkriminaalpolitsei juhi ametile asudes ma olin üsna kindlal seisukohal, et ma seda kööki ju tunnen päris hästi, et ma Keskkriminaalpolitseid kui menetlevat asutust tean, ma olen seal aastaid töötanud varasemalt nii-öelda töömehe tasandil kui ka juhi tasandil, et ega nüüd välja tuua midagi väga suurt sellist, mis selles asutuses midagi niisugust on, mida ma ei teadnud või mis mulle üllatuseks tuli, väga ei saagi. Aga teatavasti Keskkriminaalpolitsei juhi ametikoht on ametikoht, mis määrab oluliselt ja osaleb siis ka Politsei- ja Piirivalveameti arengus. Ehk et kui mina alustasin politseis tööd, siis meil oli lihtsalt politsei, täna meil on Politsei- ja Piirivalveamet ja siia juurde kuulub siis piiriga seonduvad küsimused, seal toimuvad arendused, migratsiooni ja dokumendi väljastamisega toimuvad teemad ja arendused. Ehk et need on kindlasti olnud need valdkonnad, mida mul on tulnud tõsiselt nagu juurde õppida ja milles kogemust saada. Ja muidugi laiemalt Politsei- ja Piirivalveameti juhtimine peadirektori asetäitja positsioonilt, et kõik eelarvega seonduv eelarveprotsess, poliitilise tasandi otsus, et selles osas kärped ja nii edasi, et see kõik on, need on need valdkonnad kõik ja need on need teemad, millega mul on tulnud siin esimese poole aastaga kokku puutuda ja selgeks teha. Ma küsiksin nii-öelda kaadri kohta või meeskonna kohta, kui moodsamalt siin väljenduda, et nagu ma olen siin korduvalt öelnud ja varasematestki saadetes korduvalt rääkinud, kuritegevus on rahvusvaheline ja ta on kübersfääris ja ta on hoopis teistsugune kui siis, kui te esimest korda kordnikuna kunagi tööle läksite. Öelge, kuidas saada head kaadrit, kas see kaader, kes teie alluvuses töötab, peab olema samamoodi rahvusvaheline seltskond? Niivõrd kuivõrd väljakutsed on rahvusvahelised? Jaa, see on nagu $1 miljoni küsimus, et kuidas seda kaadrit saada, et ega me ju konkureerime siin nii-öelda tööturul täpselt samasuguse asutusena nagu kõik teised, nii erasektoris kui avalikus sektoris ja teatud sfäärides me oleme otseses konkurentsis siis ikkagi erasektoriga, et mis puudutab siin analüütikut, finantssektorit, teie poolt toodud küber ja sellist võib-olla teabe poolt, et need inimesed on sellised või need professioonid on sellised, mida politseikool või politseiakadeemia ei kasvata, ei õpeta.
ja need paraku meil tuleb väljaspoolt leida ja sellega tegelemiseks peame tõsist vaeva nägema, et neid inimesi üles leida, kelle ainuke motivatsioon ei ole palk tegelikult, sest et ega riigisektoris me palgaga anname endale aru väga hästi, ei suuda erasektoriga konkureerida. Aga siin on suur väljakutse see, et leida üles inimestesse teine motivatsioon, et saada midagi teha riigi jaoks, meie kõigi turvalisema keskkonna jaoks ja nii edasi, ja neid inimesi on, aga nende otsimine on paras väljakutse loomulikult. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning meil on täna stuudios Keskkriminaalpolitsei juht Leho Laur, kellega räägime kõigest sellest, mis tema juhitud politseiasutuse huvisfääri kuulub. Leho Laur, elu ja kuritegevus, nagu me oleme juba rääkinud, meie ümber muutub pidevalt. Kuidas ära tunda, kuhu ja kuidas ta liigub ja muutub? Jaa, see on olnud Keskkriminaalpolitsei suund viimased rohkem kui 10 aastat liikuda sinna suunda ja kasvatada neid võimekusi, kuidasmoodi aru saada väliskeskkonna muudatuste järgi, mis kriminaalses maailmas juhtuma hakkab. Ja me oleme selleks läinud üle juba mõnda aega tagasi sellise politsei mudeli peale ehk teabekogumise ja analüüsi mudel, kus me siis lähtume oma otsuste tegemisel sellest, mida me teame, mida me kogume ja analüüsides püüame siis leida selliseid valdkondi, kus need kuritegelikud ilmingud on kõige suuremate riskidega ja siis sinna vajadusel menetluslikult sekkuda. Ehk et siin tuleb mõista seda, et Keskkriminaalpolitsei põrreldes ülejäänud Eesti kriminaalpolitsei üksustega on natukene teistsuguses seisus, ma ise julgen nimetada isegi natuke privilegeeritud seisus. Et meie juurde tavaliselt ei tulda avaldus näpus, et minu suhtes on toime pandud kuritegu või ma olen sattunud kuritegude ohvriks, et palun menetlege. Et meie selline töömudel on selline sihistatud mudel, me kogume teavet nii avalikest kui salajastest allikatest, analüüsime seda ja püüame siis sellele väliskeskkonna muudatuste vaates konteksti anda ja leida sealt need valdkonnad, kus need kuritegevuse riskid on kõige suuremad ja sellisel juhul siis juba menetluslikult sekkuda, kui muid võimalusi ei ole. Ega me otsime mõju ja meie eesmärk ei ole lahendada sellist üksikisikul põhinevat kuritegu, vaid me püüame lahendada ikkagi probleemi. No te teabe kogumist mainisite. Ma ei tea, kui tehnikausku mees te olete, praegu ju igasugused uuendused pressivad uksest aknast sisse. Ma küsin siis nii, et kas tehnika on tänapäeval võimeline, ma ei tea, inimest asendama, kas näiteks, ma ei tea, inimallika luuret? Ma olen ikka armastanud seda öelda, et kuritegevuse vastases võitluses ei ole ei hõbekuuli ega ei ole ka seda klaaskuuli, mis meile tegelikult selle tulemuse ette ära ütleb. Kuritegevusega võitlemine tähendab seda, et see valdkond on ettearvamatu. Ühe kriminaalasja menetlus ei ole kunagi algusest lõpuni selge ja ajaliselt ega mahuliselt kuidagi piiritletud, et võt nüüd selle või kolmanda tegevusega me jõuame tulemuseni. Ja hea tulemuseni jõuame me alati siis, kui me oleme selleks ettevalmistunud, ehk et me teame tegelikult, millises sfääris ja millises inforuumis me tegutseme. Tehnika usu kohta ma olen seda meelt, et ilma tehniliste vahendite ja lahendusteta me oleksime oluliselt hullemas hädas ja tänaseid andmemahtusid ja seda materjali vaadates, millega me igapäevaselt töötame, millega inimesed vaeva näevad, ilma tehnikata me kuidagimoodi hakkama ei saaks. Aga on teatud valdkonnad kriminaalpolitsei töös, kus tehnika inimest mitte kunagi asendada ei saa. Et sellisel juhul võiks öelda, et siin laua taga minu asemel võiks ka täna mingi roboti käima panna, kes annaks teile need vastused, aga ilmselt need oleks üsna pinnapealsed ja me sisusse väga siin minna ei saaks sellisel juhul. Nii et tehnika aitab olulisi probleeme lahendada, aga kui me räägime nüüd kriminaalluurest, inimestega vestlemisest, nendelt teabe saamist ja nii edasi, siis siin on ikkagi inimene see, kes selle töö ära teeb. Ja päeva lõpuks uurija on see, kes siis selle materjali kokku paneb nende tõendite pinnalt, hindab neid ja peab suutma selle selliselt teha, et prokurör on valmis sellega kohtusse minema. Et siin ilma inimfaktorita me ei saa kuidagi hakkama.
Te olete informeeritud inimene ja võib-olla, et teate ka tulevikust rohkem kui meie siin, et öelge, kas on mõni majandus- või eluvaldkond, kuhu kuritegevus ikkagi väga jõuliselt on oma kombitsed ajamas, ehk et midagi, mida te näete ja millega juba tegelete? Siin võib välja tuua küll seda, et juba viimase 10 aasta ka Europoli hinnangud näiteks on öelnud seda, et organiseeritud kuritegevus liigub üha rohkem sellises valgekraalise suunas ja kuritegevus üldse liigub valgekraalise suunas. Erinevate hinnangute põhjal, mida ja uuringute põhjal, mida Euroopas tehtud on, võime öelda, et circa 70-80% kuritegelikest ühendustest tegelikult kasutab oma tegevuse varjamiseks või siis legaliseerimiseks äriühinguid, ettevõtteid. Need tegevused on väga segunenud, nii et kõik see, mis puudutab kuritegevust saadud varasid ja nende realiseerimist, legaliseerimist, et seda püütakse teha läbi ettevõtete ja peites seda tegevust siis sellise legaalse ja illegaalse tegevuse vahepeale, et see majandusvaldkonna olulisus ja majandusvaldkonda organiseeritud kuritegevuse sisenemine on kindlasti täna nagu selline peamine trend, mida me näeme. Kas see tähendab, et teil oleks vaja ka sellist valgekraelist üksust oma alluvusse? Majanduskuritegude büroo Keskkriminaalpolitsei koosseisus on kindlasti see üksus täna, kes on päris hästi ette valmistunud ja need võimekused on loodud, et sellise kuritegevusega rinda pista. Samas ei tähenda seda, et see oleks ühe üksuse selline pärusmaa või ühe üksuse vastutused. Kui me räägime organiseeritud kuritegevusest laiemalt, siis ei saa ilma selleta, et küberkuritegevuses oleks meil võimekus olemas valgekraelise vaadet omada ka organiseeritud kuritegevuses, kes siis konkreetselt tegelevad kuritegelike gruppide liikmete ja nende tegevuse uurimisega peab samamoodi olema see võimekus olemas, et neid valgekraelise skeeme, mis iganes siis toome rahapesuskeemid näiteks, et neid lahti hammustada. Seda võimekust me peame väga laiapindselt edasi arendama ja looma. Kas te näete, et mõni üksus Keskkriminaalpolitseis siiski on puudu või vajaks täiendamist? Täiendamist vajame me, ma arvan, pea kõikides üksustes, et ega see ei ole ju kellelegi uudis, et politsei nende viimaste aastate või ütleme päris pika aja selliste optimeerimiste tulemus on päris õhukeseks lehvitud. Ja seda enam peame me täna sellistes tingimustes, kus meil need ressursid on väga piiratud, väga täpselt sihistama ja mõtlema, kuhu me selle ressursi paneme ja mismoodi me neid kuritegusid avastama või nende kuritegelike fenomenidega rinda pistame. Et siin, kui nüüd tinglikult jagada, siis mina ikkagi näen politseid 3-astmelise süsteemina, on Keskkriminaalpolitsei sellise tipuvõimekuse valdajana omanikuna, siis on kohaliku prefektuuri tasandi kriminaalpolitsei, kes peaks tegelema siis selle regioonipõhise raske kuritegevusega ja kõige lähem on see kogukonnale lähedal seisev selline jaoskonna tasandi kriminaalpolitsei, kes siis peaks lahendama neid kogukonna keskseid probleeme. Mis ei tähenda, et nüüd läbi selle 3 süsteemi me ei peaks püüdma kõik sihistada. Et on selge, et kõik tegevused omavad nii-öelda oma kaalu ja seal tuleb vaadata täpselt, et millised on meie ressursid ja kuhu me saame anda, et see võimalikult hea tulemus saavutada. Ja meil süsteem on ju selliselt üles loodud, et teatud valdkonnad on Keskkriminaalpolitsei haldusalas, näiteks kui me räägime isikupõhisest ja tehnilisest jälitusest, siis see on väga piiratud ressurss ja selle üle Eesti kasutamine ja teistele politseiüksustele kasutada andmine tähendab kindlasti seda, et me peame prioritiseerima ja peame aru saama, et see tulemus oleks seda väärt, et seda sinna anda. Et siin ma tahaksin küll jällegi koht, kus ma saaksin nagu seda hirmu maha võtta, et kõiki inimesi jälitatakse ja kõiki inimesi kuulatakse pealt ja nii edasi. Kindlasti see nii ei ole, sest et see ei ole tänaseid selliseid andmemahtusid vaadates kuidagi moodi võimalik. Seda ei saa juhtuda. Lubage, ma teen siin väikese hüppe kõrvale või edasi, aga ma tahaksin rääkida pisut veel Ukrainast või sellega seonduvatest ohtudest. Nimelt on ju teada, et Ukrainas käib sõda ja et on suured rahvamassid seal ka liikuma läinud, eeskätt loomulikult naised ja lapsed, aga ka mehi. Öelge, kas nüüd 3 aasta jooksul on olnud ka ilminguid, kus ütleme siis Ukraina päritolu organiseeritud kuritegevus ajab kombitsaid ka siin Eestis, kus on suur Ukraina kogukond ja nagu varasematel aegadel Vene allilm näiteks Ameerika Ühendriikides või Iisraelis hakkasid kiirelt omade seas tegutsema ja seal mingisugust mõju omasid. Kas sellist asja on näha ka siin Ukraina kogukonna sees? Jah, seoses suure sõja algusega Ukrainas me oleme kindlasti tuvastanud ja jälginud neid arengud, mis puudutab neid inimesi, kes selle sõjaga seoses meile saabunud on.
kui võõrast riigist tuleb meile sisse circa 40-50 000 inimest, siis oleks rumal mõelda, et nende hulgas ei ole neid inimesi, kes sooviksid siin oma kuritegelikke plaane pidada ja siinsete kurjategijatega võib-olla mingisuguseid võrgustikke luua ja nendega tegutsema hakata. Jah, me oleme selle ühe riskina enda jaoks kindlasti välja toonud, seirame seda valdkonda, püüame nende isikute tegevuse ja üldse selle kogukonna kohta teavet koguda, et me oleksime valmis, kui sellised nii-öelda organiseeritud kuritegevusega seotud fenomenid hakkavad sealt välja paistma. Täna me ei näe seal väga suuri ohte just organiseeritud kuritegevuse vaates, et veel ei ole need igal juhul ilmnenud, et keegi Ukraina kogukonnast, kes on siia tulnud, oleks suutnud punuda mingisugused võrgustikud, hakanud siin oma sellist subkultuuri viljelema või siin oma sellist kuritegelikku keskkonda üles ehitama. Aga see ei tähenda seda, et me ei peaks nendele fenomenidele tähelepanu pöörama ja selleks valmis olema, nii et nii palju kui täna seadusest tulenevalt meil on võimalik teavet koguda, ennetada ja selleks valmis olla, seda me kindlasti teeme ja sellel valdkonnal silma peal hoiame. Aga see Ukraina sõjaga seonduv on tegelikult oluliselt laiem. See on ju konflikt tegelikult Euroopa kontekstis ja arvestades Vene Föderatsiooni selliseid imperialistlikke soove või unelmaid, siis selle sõja kontekstis on tegelikult rünnaku all kõik teised Euroopa riigid samamoodi. Pean siin silmas hübriidrünnakuid, koordineerituid riiklike tegutsejate poolt ellu kutsutud ja juhitud, nii et need on kindlasti need väljakutsed, millega meie kriminaalpolitseis peame samamoodi kokku puutuma ja oma heade kolleegidega kaitsepolitseisse seda teavet jagama, mis neid valdkondi puudutavad ja siin tuleb vaadata seda laiemat konteksti tegelikult. Aga teeme siin veel ühe väikese pausi ja kuulame ära mõned teadaanded. Krimiraadio. Krimiraadio on viimaselt pausilt tagasi, stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning tänaseks külaliseks on meil Keskkriminaalpolitsei juht Leho Laur, kellega räägime kõigest sellest, millega Keskkriminaalpolitseil tuleb rinda pista. Ma veel jätkaksin Ukraina teemal. On ju korduvalt osutatud, et Ukraina sõjas on käibel väga suurtes kogustes relvi, millest märkimisväärne hulk on ikkagi, kontrolli alt väljas. Kas see kraam on jõudnud ka näiteks Eesti põrandaalusele salaturule? Kui see üldse olemas on? Jah, see on jällegi teema, millest tõesti kuritegevuse kontekstist mööda vaadata ei saa. Et kui nüüd Eestit võib-olla laiemalt iseloomustada, siis mina julgen vähemalt täna siin öelda, et me elame päris turvalises ajas, turvalises keskkonnas ja meil täna politseil teadaolevalt sellist ohtu ei ole, et meil siin käiks või vohaks kuidagi illegaalne relvakaubandus ja veel vähem selline, mis oleks seotud Ukrainaga. Aga eks see sõda on ju seal täistuuridel käimas alles ja me oma Euroopa partneritega oleme seda teemat korduvalt arutanud ja neid ohtusid me näeme kõikides riikides. Ja siin Euroopa politsei või Europol on liikumas sinna suunas, et käivitada siis selline relvaregister või relvahuub, kus me asume seda teavet kontrollima, vahetama, et kõik selliste relvadega seotud intsidendid ja leitud relvadega ja teave, mis relvade kohta käib, et see oleks kanaliseeritud ja see teave oleks üle Euroopa ühtlaselt jagatud. Jah, me näeme siin teatavaid trende, meie naabrid soomlased on selle trendiga väga murelikud, aga nende peamine mure on võib-olla natuke teine kontekst, mis puudutab Rootsist, siis levivad sellist alaealiste gängikuritegevust ja mis paraku on väga vägivaldne. Ja seal ollakse valmis kasutama relvi, lõhkeaineid, granaate, kõiki selliseid sõjatapariistu, mis vähegi võimalik on, et siis sellise tänavatasandi kuritegevuses oma mõjuvõimu saavutada ja oma vaenlasi või vastaseid siis tappa. Ehk et seal, Soomes, Rootsis on tekkinud nõudlus salarelvaturu järele, mida meil ehk nii palju veel ei ole. Just, et seda saab kinnitada ja Rootsi kolleegidega alles siin mõned nädalad tagasi arutasime seda teemat jällegi meie selles kontekstis, et olla valmis nendeks võimalikeks muutusteks ja muudatusteks, mis väliskeskkonnas toimuvad ja Rootsi ei ole meilt väga kaugel, et me saaksime öelda, et see ei ole meie probleem, et see meid ei puuduta. See on üks laevasõit. See on üks laevasõit, jah, täpselt. Ja avatud maailmas, kus me elame, ei ole välistatud. Aga Rootsi mure on pigem see,
et need on sellised teise-kolmanda põlvkonna sisserännanud, kelle lapsed on siis nüüd jõudnud nii kaugele, et nad on täielikult võõrandunud Rootsi ühiskonnast, ei ole võtnud üle sealset elatustandardit ega elupõhimõtteid ja elavadki nii-öelda paralleelmaailmas tegelikult. Ja päris hirmuäratav oli kuulata Rootsi kolleegide ettekannet sellest, mismoodi interneti teel on võimalik tellida vabalt kellegi tapmist, riputades üles nii-öelda töökuulutusi ja kuidas see süsteem on üles ehitatud. Jällegi me jõuame siin sellise virtuaalmaailma võludeni välja ja võimalusteni ja seal ei ole midagi erakordset, kui tapmisi tellitakse internetist, nende tapmiste toimepanijad on alla kriminaalvastutuse hea lapsed, 14-15 aastased alles ja need summad, mille eest ollakse valmis kedagi tapma, on selles mõttes hirmuäratavad, et 300-400-500 euro eest ollakse valmis tänava peal kedagi maha laskma, et see on meist mitte väga kaugel, see olukord. Ja loomulikult nad on mures, kuidas need relvad nendeni jõuavad, sest seal kasutatakse automaat Kalašnikovi relvi, granaate ja nii edasi, et need ju peavad kuskilt tulema. Ta ei ole meist kaugel mitte ainult selle laevasõidu mõttes, vaid ka nii-öelda sisulises mõttes, et mis te arvate, millal me hakkame siin nägema samasuguseid meilivahetusi, kus kellegi mõrva tellivad siis 14-15 aastased lapsed omavahel ja et see kõik juhtubki? No, ma tahaks ise ikkagi väga loota, et me ei jõua ühiskonnana nii kaugele ja me suudame seda olukorda sellisel kombel kontrollida, et me nii sellise äärmusliku kuritegevuseni ei jõuagi. Aga mis ei saa välistada, et seda märkavad ka rootslased ja on seda välja toonud, et samu kanaleid, kus nüüd need Rootsis elavad noored otsivad mõrvareid ja muude kuritegude toimepanijaid. Sama kanaleid kasutades on ka nii-öelda need riiklikud tegutsejad olnud juba valmis sealt kaudu värbama, anonüümselt neid noori oma käepikenduseks seal toime panema neid kuritegusid või neid siis hübriidrünnakuid, mis on nagu nende riigi huvides. Ehk et me näeme seal seda tendentsi, see oht on sedastatud ja selle ohuga tuleb meil tegeleda ja seda tuleb meil püüda välistada. No see kõik näitab, et teil on väga head sidemed ja kontaktid Skandinaavia ja Soome kolleegidega. Aastakümneid on olnud Eesti korrakaitsjate väga head kontaktid Ameerika Ühendriikide õiguskaitseorganitega. Öelge, milline seis on meil Venemaaga, Hiinaga, kust lähtuvad väga paljud tänapäeva maailma, eriti kübermaailma ohud? Jah, paraku ma pean siin tunnistama, et Vene Föderatsiooni õiguskaitseasutuste või justiitsasutustega ei ole meil juba aastaid olnud mitte mingisuguseid koostööformaate ega kontakte. Nii et on ju teada, et Venemaa ei anna välja ka enda kurjategijaid, kui nad peaks osutuma siis tagaselja tagotsitavateks või süüdistatavateks mujal Euroopa või mujal maailma riikides. Nii et see on iseenesest selline kinnine uks meie jaoks ja nagu ma juba varem rääkisin, et siis ega meie ainukesed tööriistad ongi need, kui me suudame selle tõendibaasi nii veekindlalt kokku panna, et sellega kohtusse minna ja siis taodelda seda, et need kurjategijad saaks tagaselja tagoitsitavaks kuulutatud ja võimalusel, kui nad kuskilt siis tabatakse, ka siin vastutusele võtta. Aga sellist justiitskoostööd, et me saaksime Venemaalt küsida vastuseid õigusabipalvetele või saada mingisuguseid tõendeid, siis seda ei ole juba aastaid toimunud. Nii et see teade Vladislav Rõbakovi kohta, et ta on sooritanud kuriteo ja et tema on kurjategija, see on selles mõttes õhku kirjutatud, et Venemaa poolt loota mingisugustki tegevust praegusel hetkel ei ole mõtet oodata. Ja me ei ole sellele mingeid panuseid pannud, et Venemaalt saada mingisugust täiendavat teavet või mingit tõendusteavet tema tegude kohta. Et see on meiepoolne ainuke võimalus, nagu ma ütlesin, tuua see välja, tuua meie kohtu ette need tõendid ja meie kohus on seda tõendipakki hinnanud ja valideerinud ja leidnud, et jah, et see on asjakohane olnud ja nii tuleb käituda. No ma lubasin ennist, et me jõuame hetkeks veel küberkuritegevuseni tagasi, kui me siin Venemaast räägime, siis ma küsin nii, et kui jõuliselt Venemaa riigina Eestit täna nii-öelda küberründab? Kas küberründab või hübriidründab, et need on tegelikult üsna sarnased väljendid mõnes mõttes või kattuvad väljendid, aga jaa, me ju näeme igapäevaselt erinevaid küberründeid erinevate asutuste vastu ja
noh, siin võib välja tuua võib-olla ühe varasema omistamise loo, kus 2020. aastal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastu pandi toime küberrünnak ja seal me suutsime koostöös oma rahvusvaheliste partneritega tuvastada, siis tegemist oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuse GRU poolt orkestreeritud tegevusega ja siin on puhtalt tuvastatud see nii-öelda Vene Föderatsiooni jälg selle tegevuse toimepanemisel ja koordineerimisel. Nii et jällegi väga hea koostöö rahvusvahelisel tasandil ja väga hea koostöö meie hea partneri Kaitsepolitsei. Meie siin Eestis räägime arusaadavatel põhjustel rohkem Venemaast, niivõrd kuivõrd see agressiivne riik on meie naaber. Aga suure maailma kontekstis räägitakse ikka väga palju Hiinast. Väga paljude küberrünnakute taga või hübriidrünnakute taga on just nimelt Hiina riik. Ja need jutud või kahtlused on teinekord jõudnud ka sellistesse kohtadesse, kus juba hakkad mõtlema, kas see on nüüd paranoia või on see ikkagi, on asjal alust. Näiteks, kas Hiina päritolu elektriautod on meile ohtlikud? No siin tasuks natuke seda konteksti hinnata, et kui rääkida, kas nad on meile ohtlikud ühiskonnana, siis ma sellist paralleeli julgeks nagu päris tuua. Kui me võtame nüüd hüpoteetilise võimaluse, et meie, ütleme, keegi riigi poliitilise tasandi võtmetegelasest või julgeolekuvaldkonna võtmetegelasest kasutab sellist sõiduvahendit ja noh, ilmselt on seda võimalik siis kuidagi sihistatult suunata seda tegevust, siis teatavad riskid ja ohud kindlasti selles on. Et ma ei tahaks öelda, et ärge ühtegi Hiinast pärit toodet kasutage või oma kodumajapidamisest tarvitusele võtke, et see on ilmselge paranoia. Aga siin, ütleme, riigi ja julgeolekuasutuste tasandil me kindlasti oleme kursis ja teadlikud, millised need ohud on ja see on kindlasti see valdkond, mida me ei saa tähelepanuta jätta. Ja lõpuks, ma saan aru, et me võiksime rääkida pikalt, aga paraku saateaeg saab läbi. Ma pean ikkagi küsima viimase küsimusena, et kas te oskate hoiatada, mis meid järgneva 5 aasta jooksul kõige rohkem ohustama saab ja mis on ühtlasi siis teie Keskkriminaalpolitsei kui asutuse selline põhitegevusala? Eks maailm liigub ikka sinna suunda, et need kübermaailma ja virtuaalmaailmast pärit või nendest johtuvad ohud meid nagu kõige rohkem varitsevad. Ja kui üksikisiku perspektiivist vaadata, siis kõik see, mis kübermaailmas, internetis ja arvutimaailmas toimub, et kuriteo ohvriks langeda täna ei ole palju vaja, et ava üks meil ja juba oled sa oma andmed ära andnud praktiliselt ja oled juba manipuleeritav. Et kõik see tegelikult, mis sellist kübermaailma iseloomustab, need on need peamised ohud ja see küber selline teadlikkus ja küberhügieen ja arusaamine sellest, et kõik see, mis sulle ilusate pakkumistega silmete jõuab, ei ole reaalne, see on see, mida tasuks nagu üksikisiku ja võib-olla ühiskonna tasandil tähele panna. Ja teistpidi, kui julgeolekuvaadet võib-olla siin nii palju, kui mina oskan avada, siis riigi vaates ka, et me ikkagi peame aru saama, et kust kohast need rünnakud tulevad, mis on nende taga ja püüdma siis neid rünnakuid sellisel kombel tõrjuda, et meie enda institutsionaalne selline jätkusuutlikkus ja tõsiseltvõetavus oleks tagatud ja seda eesmärki vaenlane ei saavutaks, et me hakkame kahtlema oma riigi võimekuses, oma rahva turvalisuses seista, siin korda tagada ja nii edasi, et need on peamised eesmärgid, mida me täitma peame. Keskkriminaalpolitsei juht Leho Laur, aitäh täna Kuku Krimiraadiosse tulemast. Sellega on tänane Krimiraadio läbi. Kuna tegemist oli aasta viimase Krimiraadioga, siis täname loomulikult kõigi külalisi, kes on meil siin käinud ja aidanud ühte head saadet teha. Täname loomulikult ka kõiki kuulajaid, kes on truult meiega kaasas püsinud. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel aastal. Seni aga pidage rahulikke jõule ja hoogsat aastavahetust. Kuulmiseni! Krimiraadio.